Selles peatükis räägime natukene lähemalt dokumendi kontrollimisest ja printimisest. Kontrollimise all on mõeldud eelkõige seda, et me teeme õigekirja kontrolli, vaatame üle, et meil ei oleks eesti keele vigu sees või mis iganes keeles te siis olete trükkinud ja samamoodi siis printimise eelne kontroll, et kõik oleks just täpselt nii, nagu me välja printides tahame. Nüüd alustame sellest, et kuidas kasutada õigekirja kontrolli. Kui te Writeris hakkate teksti trükkima, näiteks mina trükin sellise lause, et mulle meeldib Writeriga tööd teha. Ilmselgelt, kui te vaatate ekraanile, siis te näete, et ma trükkisin päris valesti, eks. Ja see ongi teile indikaator, need sõnad, mis on vigadega, nendele Writer tõmbab automaatselt alla punase lainelise joone. Ja nüüd selleks, et seda viga parandada, kõige parem meetod on teha selle sõna peale parem hiireklõps, mis järel siis Writer pakub teile läbi spelleri välja erinevaid sõnu, mis ta arvab, et mida te võib-olla siin siiski mõtlesite. See valik, mida teile pakutakse, sõltub natukene sellest, kui suure ulatusega teie viga on, ütleme siis selles sõnas, mis te tegelikult mõtlesite. Et kui see täheviga näiteks on trükkimisel jäänud rohkem kui 2 tähte, siis võib juhtuda, et teil ei pakuta midagi või ei pakuta neid sõnu, mis te tegelikult tahaksite. Antud juhul mina soovisin sõna mulle ja näete, see sõna on siin täiesti olemas. Teen klõpsu selle sõna peale ja see konkreetne sõna on siis parandatud. Samamoodi on näete joon alla tõmmatud sõnale teha, mille ma kogemata siis justkui kirjutasin teha. Kui ma teen selle sõna peale parema hiireklõpsu, siis mulle pakutakse välja õiged sõnad, mis jõustuvad siis selle sõna tüvega. Ja nüüd, kui ma siit õige üles leian, klõpsan tema peale. Samamoodi te saate kasutada ka sellist lahendust, et kui teil on dokument valmis, siis kiirklahvklaviatuuri pealt õigekeelsuskontrolli või õigekirja kontrolli käivitamiseks on F7, mis järel siis avatakse teile spetsiaalne õigekirja kontrolli aken, kus siis hakatakse teile välja pakkuma ükshaaval leitud selliseid sõnu, millel on punane laineline joon all ja siis ka vastavalt tehakse ettepanekuid nende sõnade paranduste osas. Menüüst iseenesest on samuti võimalik üles leida see aken ja see aken asub meil siis tööriistad ja õigekirja grammatika kontroll. Ja nüüd, kui see aken on teil avanenud, näete, et ta näitab mulle siin punasega neid sõnu ja pakub alla siis ka soovitusi, et milline võiks olla siis see õige sõna. Kui ma õige sõna leian, valin ta välja ja klõpsan muuda nuppu. Kui selgub, et see sõna on siiski õige, näiteks ta on teises keeles kirjutatud või on ta mingisugune nimetus või nimi, siis te võite ka klõpsata nupule eira ja 2 varianti. Eira seekord tähendab, et ainult ühel juhul, eira kõiki tähendab, et terves dokumendis seda sõna enam valeks ei loeta. Kui te olete kirjutanud mõne sellise uue sõna, mida Writer üldse ära ei tunne, siis selleks, et ta edaspidi saaks aru, et selline sõna on nüüd eesti keeles olemas, tuleks klõpsata nupul lisasõnastikku. Ja kui te olete kõik vead läbi käinud, ära kontrollinud ja rohkem parandusi ei ole, siis teile öeldakse õigekirja kontroll lõpetatud.